sõbrad, tulen siin ühest üürikorterist, mis oli 3,5 aastat vist, oli 3,5 aastat oli üüril. Ja mis ma alati selle vastuvõtmisega on see, et mitte midagi ei mäleta, mismoodi tegelikult asjad olid ja siis ega need, kes üürile võtsid, ka otseselt ei mäleta ja tegelikult vahepeal ajavad pada ka. Et võtsin siin ühesõnaga korteri vastu just ja story selline, et mingid uksed olid igasugused kleepse täis ja ta väitis, et need olid enne ka ja siis ma võtsin pildid lahti, et meil on alati üleandmisaktides ja vastuvõtmisaktides pildid ja no seal ei olnud neid, nii et siis ütles, et mul võib-olla tütar vist kleepis või midagi. Siis teine asi, vaatasin köögis näiteks üle mööbli seisukorra ja pliidi seisukorra, et kas koristaja on hästi koristanud ja nii edasi ja siis külmiku pealne uks on ka vist olnud mingi kleepse täis ja see on üleni liimiga koos, et nagu väga rets ja sa ei pane seda tähele kohe, et väga nagu jama. Ja siis mis veel, seal oli mingi voodi oli puruks, seina küljes oli liimiga olnud mingisugused riiulid, mida ta eemaldas ja siis tuli värv seina pealt maha ja ta arvas, et see on nagu fine, välismaalastega on tegemist. Et need asjad ei ole fine, et tegelikult tuleb sisse kasseerida või siis omavahel lihtsalt mingi kokkuleppe leida, kes selle korda teeb, et lõpuks ei ole vahet peas, et see algolukord taastatakse. Siis mingid pisikesed asjad, näiteks mingi kuluosad, garderoobi kapi uks ei liigu liugukse süsteemiga, enne liikus. Et ise vaatasin seal järgi ja tuli välja, et see on nagu tegelikult siis lahti tulnud ja ta pole sellega ilmselt tegelenud ja siis lihtsalt lohisin mööda põrandat, et põrand õnneks on normaalses seisus ja ei ole juhtunud midagi, aga see uks ei liigu lihtsalt jõuga peab lükkama. Tegelikult on siini pealt lahti tulnud ja seda pole lihtsalt nagu tagasi pandud. Et hoolimatus. Ja nii need asjad lähevad, ühesõnaga, kui üürikorteris ikkagist annate asju üle, tehke pilte ja fikseerige võimalikult palju selleks, et kui teil tõesti tuleb sinna üürnik, kes elab seal mingi 5 aastat, siis te tegelikult ei mäleta, mis seisukorrast te korteri üle andsite, te ei mäleta, palju te võtmed andsite, te ei mäleta mitte midagi selleks, et lihtsalt infot on vahepeal nii palju olnud ja siis on nagu jama majas, kes seda pärast nagu vastutab. Mul oli kolleegil üks hea olukord, et üürnik elas 15 aastat sees ja 10 aastat tagasi oli siuke case, et kõrvalmajas kuskil tehti vist mingit remonti ja see tekitas selles majas suured praod ja tegelikult see oli suured kohtukeisid, kõik asjad ja kõikidel korteritel tehti see korda tegelikult selles majas, kus need praod tekkisid, aga seal, kus üürnik elas, ei jäänud omanikule teada ja kõik, kes kahjunõuet ei esitanud, nende korterite tehtud korda, nüüd on 12 aastat möödas, et väga keeruline on nüüd minna ühistusse, öelda, et ühistu peaks selle korda tegema, see oligi ühistu mure kunagi ja sellepärast ühistu tegelikult selle vastu võitleski ja saidki võidu ja tehtigi korda, aga ühistu sellest korterist ei teadnud midagi, et üürnikule tasub ikkagist kirjalikult panna kohustus teavitada kõikidest, absoluutselt kõikidest mingitest veidratest asjadest, mis nagu võivad kahjustada sinu vara. Nii et ole hoolas ja informeeri oma üürnikke ka, mida nad peavad tegema juhul, kui maja väriseb ja praod tekivad. Ta võiks sulle helistada ikkagist ja öelda, et selline mure on. Või siis, kui sa lased pilte saata, ma ei tea, mõned omanikud käivad seal korra kuus külas, lihtsalt vaatavad üle ja see on ka nõme, et kui sul 5 aastat elab, iga kuu käid seal. Aga igatahes selliseid asju tuleb ette ja see on uskumatu, aga inimesed unustavad ära ja selleks ongi hea teha pilte, videosid, kirjalikke kokkuleppeid, et kõik oleks fikseeritud. Suuliselt ei tasu midagi teha, muidu sa oled ise halvasti teinud ja tegelikult pärast on raske tõestada. Tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau!